Täna räägime metoodilisest tarkvaraarendusest, aga enne veel seda räägime veel olulisemast asjast, minust. Tegelikult ka, et võib-olla natuke konteksti mõistmaks, et miks ma siin ees olen ja jutustan kõikidest nendest asjadest, on võib-olla abiks. Ma olen inseneri taustaga, läbi aegade saanud igasuguse hunniku kraade nii informaatika, automaatika kui telekommunikatsiooni alal, kuni peale 10 aastat ma sain aru, et minust saab ikkagi suhteliselt kehv teadlane ja lõpetasin selle jama ära. Õnneks ma olin paralleelselt ka programmeerija olnud, just sellega vahemärkus, et kui ütlesin meie tiimist mõnele nooremale tüübile programmeerijast ja väga solvus, ütles, et tema on tarkvaraarendaja. Aga sellel ajal, kui mina seda tegin 90ndate teisel poolel ja 2000ndate esimesel, siis olime kõik programmeerijad ja ühtlasi me ei teadnud midagi, mis asi on front-end ja back-end programmeerimine ja sihukesest asjast nagu uuem asi, mis ma kuulsin, et keegi ütles, et tema on full stack front-end programmeerija, siis mul jooksis täiesti juba juhe kokku. See pidi olema kuuldavasti see, kes teeb siis nii seda HTML CSS-i osa kui äriloogika osa nendest front-end raamistikest. Aga see selleks, lisaks arendusele, mis siis oligi sihuke C++, Java, JavaScripti asi, olen läbi aegade täitnud vist pea kõiki rolle, mis ühes tarkvaraarendustiimis on, kirjutanud testlugusid, kirjutanud natuke kasutuslugusid, teinud kohutavalt halba disaini, aga kuna oli 90ndate teine pool, siis kõik tegid kohutavalt halba disaini. Aga mida see küll andis mulle, on nüüd täieliku õiguse meie 40 inimese disainerite meeskonnas alati nagu võrdsena tagasisidet jagada. Nad ei tundu küll päris nii seda hindavat, nagu mulle tundus, et nagu üldine tagasiside kipub olema, et jaa, Ander, et me juba kuulsime sind esimesel korral ja selle mõistliku osa me proovime siis kuidagi arvesse võtta, aga nüüd läheks edasi koosolekuga, palun. Okei. Aga tegelikult, lisaks heale teadlasele, ma tegelikult ei olnud ka väga hea programmeerija, siis järgmiseks ma hakkasin proovima neid erinevaid juhirolle, olen jõudnud ka projektijuhi, programmijuhi ja tarkvaraarenduse korraldajana, ma ei tea, kas see nüüd tingimata paremini välja on tulnud, aga seda ma olen vähemalt mõnevõrra kauem teinud. Nii, kõik see asi on siis toimunud kuskil 90ndatel kuskil ülikoolides, siis juba 0ndatel Tiedos ja siis pärast seda treenitud Weizmannis, nii et natukene minu lootus on, millest me täna räägime, et sellega aitame veidi vähem mõttetut raha kulutada, veidi vähem pingeid tekitada tiimidesse ja ehk on abiks. Ja lähme nüüd asja juurde. Mitte kõik tarkvaraarendusprojektid ei pea olema tohutult suured alati esimesest mõttest, et kui on alla 20 inimese tiim, siis ärge meie juurde tulge, et me ei viitsi nende pisikeste asjadega nikerdada. Meile tegelikult tohutult meeldivad ka erinevad idud, et need ei pea tingimata olema just idufirmad, aga need võivad olla ka idee-idud, et neid võib teha nii siis tõesti idufirmade poolelt kui ka vahel avaliku sektorite lepingute alt. Ja selle põhiline asi, mis seda projekti iseloomustab, et kliendil on tavaliselt väga hea arusaam, et mida ta teha tahab, et tal oleks mõne kuuga vaja aru saada, et kas see idee, mis tal on, ühel või teisel moel töötab. Sellega on see levinud termin, selle kohta on siis see MVP, minimum viable product. Ta mulle hästi meeldis, sest esimene kord, kui ma seda kuulsin, siis ma guugeldasin ja siis tuli niisugune pilt, animatsioon lennukist, et kus ripub niimoodi pea alaspidi, et propeller on paigal ja lennuk pöörleb. Et sellest ongi omaette teema ongi ka nagu selles kogu startupide maailmas, et võib-olla selle minimum viable producti asemel peaks välja laskma
või niisuguse exceptionally viable product'i hoopis, et millega ei tekitaks nii palju jama, aga see on juba täiesti teine teema, eks. Aga mõte on selles, et kui niisuguseid väikseid asju tehakse, et siis rõhk on alati lõppkasutaja funktsionaalsusel, seda tehakse niisuguse väikse tiimiga, seal on paar arendajat, tehniline disainer, et noh, vahel on natuke testijat abiks, vahel natuke analüütikut abiks, aga see tiim on väike. Ja pooled, et kuna klienti üldiselt väga hästi teab, et mida ta selle asjaga teha tahab, et siis noh, tema juhib seda projekti, kirjeldab neid funktsionaalsusi ja et selle tulemusele nagu seda kasutajale suunatud funktsionaalsus tekib päris kiiresti. Et selle käigus tavaliselt eriti ei mõelda sellele, et noh, tehnoloogilised lahendused võetakse tihti need, et mis nendele paarile arendajale, kes seal projektis on, kõige tuttavamad olid, et noh, ja et tihti ka selles faasis, et kui siis kliendi käest küsida, et kuule, et kas teeme nüüd arhitektuuriliselt sedamoodi või teistmoodi, kumb odavam on? Mis on äärmiselt mõistlik küsimus selles hetkel, kuna keegi veel ei tea, kas sellest ideest saab asja, ja kuhu see üldse omadega jõuab. Okei, ja üldiselt niisugused koostööd on hästi mõnusad, toredad, sujuvad, kenasti, tiim töötab kokku, kõik need 4-5 inimest, kes seal pusivad. Ja teatud juhtudel see võibki nii jääda, et kui selle idee skoop ei olegi nii suur, et sinna oleks nagu põhjendatud panna nagu palju raha juurde. Või siis teatud juhtudel see idee ennast ei õigusta ja siis see projekt lihtsalt sureb maha, aga kokkuvõttes on ikkagi põhimõtteliselt kõik koostööga rahul. Aga on üks variant veel, et kui see MVP osutub järsku edukaks, siis selle peale leitakse mingisugusel hetkel oluliselt suurem eelarve. Ja nüüd ongi siis küsimus, et nagu mis siis saab, et ütleme, et kui meil oli enne need mõned inimesed ja nüüd meil oleks võimalik seda tiimi kasvatada, teha nagu tõeliselt niisugust ägedat asi, et mis saab? No mis saab seda, et nagu kõik on jube vaimustuses, et lootust on, et teeme niisuguse majanduslikult nagu eduka, põneva, maailma muutva, suure mõjuga, ükskõik mis asja, on ju. Et meie mõtleme, et täpselt selliseid asju tahame teha, et arendajad mõtlevad, et kihvt, need tehnilised lahendused, et mida ma ammu oodan, mina mõtlen, et ostan endale uue jalgratta, ja erinevaid mõtteid on veel seal peas, et klient tavaliselt selles faasis mõtleb ka seda, et on lõpuks ometi ühe kaasa mõtleva paindliku partneri leidnud, et nüüd läheb kõik nagu kenasti. Ja mis siis see suur ahvatlus ongi, et võtame selle sama tiimi, samad rollid, et oli meil seal 2 arendajat, et paneme nüüd 6 ja disainereid juurde ja nüüd oli suur backlog just sellest kasutaja funktsionaalsusest, mis nagu teeme ja tulistame edasi, et mõeldud tehtud tulemus on umbes selline, et tegelikult need ämbrid on mõeldud rannakarpide sõelumiseks, aga et meie juhul me siis üritasime nendega vett kanda, et mille tulemus võibki olla see, et nagu palju vaeva, palju kolinat, et tulemus niisugune nii ja naa. Ja siis tihti tulebki seda, et pinged lähevad üsnagi üles, et on küsimus, et miks nüüd enam samas tempos funktsionaalsust ei tule, et enne ju rääkisite, et vaatasime tulid nüüd, et nüüd panime inimesi juurde ja justkui asju tuleb hoopis vähem, et kogu aeg on mingisugune jama üleval, et mis toimub, et teie olete meie peale pahased, meie oleme teie peale pahased, et ja endiselt raha põleb. Ja selgub, et tegelikult nii ongi, et kui suurendada nüüd sellises mahus lihtsalt võtta ja mitmekordistada samades rollides inimeste arvu, siis umbes niisugune tulemus tulebki.
aga on tegelikult kaks asja, et millele niisugusel projekti kasvamisel peaks hästi palju tähelepanu pöörama, et vaatame neid järjekorras. Et esimene on, et nüüd selle MVP käigus valitud nende arhitektuuriliste lahenduste sobivus kõigepealt ja teiselt poolt, et ka see tehniline võlg, mis selle MVP loomise käigus on tekitatud. Et kuidas võtta? MVP-d tehes tõepoolest, et neid arhitektuurilisi valikuid, nagu enne rääkisime, et neid tehakse just lähtuvalt sellest, et mis on kiirem, efektiivsem, et rakendus valmis saada, et just need kasutajale nähtavad funktsionaalsused oleks, et nagu muudega nagu hirmsalt seda üle ei mõelda, et aga häda on selles, et pikas perspektiivis need valikud ei pruugi skaleeruda, ei pruugi olla piisavalt jätkusuutlikud ja nad ei pruugi olla ka suure tiimiga mugavalt edasi arendatavad. Ja siis teine asi, et ütleme, et arhitektuurilised lahendused võivad head olla, aga et põhimõtteliselt ka niisuguse kiiruse huvides on võimalik ka arendada niimoodi, et see, ütleme, natuke jätkusuutmatus tempos, mis tähendab, et me tekitamegi niisuguse koguse tehnilist võlga. Hea näide on, võib-olla klassika on, mingisuguseid dokumenteerimisi jäetakse tegemata, koodi eelkõige pean silmas, et võib-olla nii, et seal on admin lead'est, see on hästi palju kuhugi mingi tekstifailidesse mingeid asju sisse kirjutatud või suisa hard code itud, eks. Ja seal on ka see, et kui selle pealt nüüd minna edasi arendama, et siis see tehnilise võla hulk nii palju kasvab, et nagu see lisandunud tiim ei saa tingimata enam üldse aru, mis seal toimub ja see hakkab nagu kaikaid kodaratesse loopima. Aga jällegi võib-olla oli vaja näiteks investoritele mingiks ajaks näidata, et see asi on valmis või väliselt oli see ilusti klanitud asi, nii et see võib olla MVP ajal täiesti okei valik, kuni saadakse aru, et see on valik. Aga mis teha siis? Et meie soovitused on mõned asjad nüüd kulutades seda uut eelarvet, et kõigepealt mõelda läbi, et kas nüüd on tehniliselt detaile, et mis tuleks nagu kohe korda teha, et see tehnilise võla hulk nagu väheneks niisugusele mõistlikule tasemele. Mõistlik tase on see, et uutel tiimi liikmetel ei ole keeruline sellest aru saada, seda edasi arendada, on ju. Sisuliselt meil oli vaheloona, et kunagi varasematel aegadel, kui mina ka tarkvara arendasin, et meil oli Euroopa Keskkonnaagentuuri klient, kes oli üsna teadlik, et ja tema oli see, kes vaatas ka koodi läbi. Ja siis meil olid need kohad seal sees ikka, kui sa kirjutad kommentaarid fix me, et siis nagu tuli selle peale kohe, et kuulge, et lõpetage see jama ära, aga see oli enne Google Translate'is, me leidsime, et kui me kirjutame paranda mind, et siis läks läbi. Aga ühesõnaga, et tahtsin veel lisada, et TVN-is meil ei ole sellised arendajaid. Nii, okei. Aga jah, et ütleme, et see on nüüd see koht, et kui enne kiirustati, et saada funktsionaalsus valmis, on aeg võtta korraks aeg maha ja teha korda. Ja see on väga lihtne tavaliselt, kui küsida arendustiimilt, et kuulge, et kui teil oleks nüüd nädal või 2, mis te korda teeksid, nad kohe ütlevad seda, kust lasti üle nurkade. Et nüüd teine koht on seesama nüüd juba suurem valik, et see on nüüd kogu selle tehnilise arhitektuuri osas, et võib-olla need tehnilised lahendused, raamistikud, kõik muud valiti, et on küllalt hea lootus, et need võivad sobida, et näiteks, et kui nüüd ei olnud see projekti maht nüüd väga kohutavalt ei muutu või see projekti lähteülesanne nüüd väga kohutavalt ei muutu, et need võivad sobida. Aga see on nüüd koht, kus see üle vaadata.
ja vaadata just selliselt nüüd selle uue lähteülesande mõistes, et kui kiire on nüüd meil ikkagi selle suurema eelarvega projektiga kuhugi siis toodangusse uue versiooniga välja jõudmine, et kas see on ka nüüd jälle nii, et nagu idufirmas, et meil on nüüd rahastus 4 kuuks ja meil on vaja näidata tarnet, et meil see runway ongi sinnani, või on meil võib-olla mingisuguse natuke pikem leping, et avalikus sektoris on vahel ka natuke rohkem aega, aga samas on näiteks teada, et see süsteemi eluiga peaks olema näiteks 10 aastat, või on hoopis nagu praegusel ajal on üldse moodsam, et peaks üldse püüdlema selle peale, et mitte kunagi ei tehta sellest süsteemist ühte suurt laivina järgmist versiooni, vaid et teda jupphaaval kogu aeg asendatakse ära. Esimesel juhul, võtaks puhtalt need ennast tõestanud kõik niisugused lahendused, raamistikud, teisel juhul võib-olla tõesti mikroteenused, mikrofrontend, kõik niisugused jupid, et kus rakendus tehakse hästi modulaarseks ja võib-olla kasutatakse ka selliseid versioone lahendustest, mis tulid välja mitte 2 või 3 aastat tagasi, mis tähendab, et nad on hästi stabiilsed, vaid tehakse selliseid, milles on nad näiteks pool aastat vanad, aga mitte siiski selliseid, et mida just kuskil ägedal konverentsil nägime ja et tundusid päris head. Et neid on ka nagu põnev teha tiimil mõnda aega, aga tulemused on nagu niisugused, eks. Ja üks asi, mida me üldiselt siiski, kui see MVP ei olnud väga väike, mida me ei soovita, et võtame ja kirjutame kõik nullist uuesti. Et nagu see minule meeldib ka see, Jules Polsky oli üks nagu on jätkuvalt üks selle ala niisuguseid võtmetegelasi, et temal oli see hea soovitus, et never rewrite from scratch, et nagu ajalugu tunneb väga palju selliseid näiteid, kus hakati kõike nullist ringi kirjutama ja seni kadus ära kogu turuosa. Et Netscape on üks nagu niisugune aegadetagune näide sellest, et pigem teda ikkagi lappida ja muuta modulaarselt. Ja teine on veel selle refaktoorimise ja kõigega on alati ka see, et kui nüüd minna selle uue eelarve alguses, siis minna äripoole juurde ja öelda, et teate, mäletate seda ägedat lahendust, mille peale te meile raha andsite. Vot nii, et nüüd me teeks nii, et järgmised 3 kuud ei tule mitte ühtegi uut funktsionaalsust. Ja kui me siis 3 kuu pärast saame valmis põhimõtteliselt täpselt sinu silma jaoks täpselt sama asja, siis ta päris sama ei ole, kuna seal on vigu rohkem kui praegu. Aga ärge muretsege, et need me saame ruttu korda. Ja vot siis on tulevikus parem arendada. Siis selle peale on, kui ei satu just mingisugust, kui see tellija ei ole täpselt selle ala inimene, et siis selle peale öeldakse nii mõndagi. Milleks on tihti mõistlik on kombineerida seda refaktorimist vähemalt mingisuguse hulga kasutaja funktsionaalsuse loomisega, aga seal tuleb hoida niisugust balanssi, et see jälle ei läheks teise äärmusse ära, nii et aasta aega hiljem on ikka nii, et kuulge, meil on kõik need suured plaanid, et aga mitte midagi me tegelikult korda ei ole teinud, et nüüd see kõik juba niimoodi on ligadi-logadi, et viimane sprint mitte midagi valmis ei saanud, nii et balansi koht. Vot, et see on nüüd, kui me vaatame tehniliselt poolest, et teine pool puudutab inimesi. Ja inimestega on ka niimoodi, et kui me võtame, et meie see algne MVP projekt oli niisugune, et kus me mängisime nüüd nii-öelda üks-ühes korvpalli ja olime päris tegijad, siis ei ole tõenäoliselt mõte võtta meiesuguseid, kes me olime kõik näiteks 1,83 m pikad ja võtame nüüd 5 tükki ja siis läheme nende vastu seal mängiva korvpalli, kus on mingi niisugune kolge vastas. Ja samamoodi on tiimi mehitamisel vaja arvesse võtta, et see on kasvanud. Ja miks? Lihtne, justkui, kui ära selgitada. Et tarkvaraarendus on
puhas inimlooming, et iga natukese aja tagant tuleb välja erinevaid lahendusi, roboteid, asju, noh, praeguse aja moodsamad asjad on need nii-öelda no-code tool'id, et noh, juba 90-ndatel olid neid niisuguseid generatiivseid asju, aga on samamoodi üks teoreetik Fred Brooks, kes juba 60-ndatel ütles, et nagu õbekuuli ei tule ühtegi tehnoloogilist läbimurret, mis seda suurusjärgu võrra kiiremaks teeb. Ja mis teeb selle asja keerulisemaks, et ütleme, et kui meil alguses oli ütleme 3 inimese tiim, ja seal oli üsna vähe nagu niisugust suhtlemist, et noh, inimene A rääkis B-ga ja rääkis C-ga ja siis need B ja C rääkisid omavahel ka, et oli umbes niisugune 3 kanalit, kuidas info liikus, eks. Ja et teistpidi on see, et kui võtame nüüd funktsionaalsuse, et ka funktsionaalsuste vahel on sõltuvusi, et noh, näiteks kunagi oli jutt sellest, mis ma lugesin, Windowsi arendusest, et tüüpilise Windowsi arendaja produktiivsus on 2 rida päevas. Ja miks ta oli see, et Microsoftis oli endas protsess, kus mis pidi välja selgitama selle, et ega see pisikene muutus nüüd ei teinud kogu seda asja katki, et noh, nüüd tuli väike rollout ja siis nagu mingi nii 700 miljonit inimest nagu vaevleb nüüd selle bugiga ja Dekradar ja Engadget ja kõik kirjutavad sellest, ikka satub neid läbi. Aga et mida suurem hulk on funktsionaalsust, seda rohkem on seal sees keerukust. Ja see tähendab ka seda, et noh, niisugune kokk-kondiiter roll tingimata ei halda enam seda ära, et meil on vaja tiimi kaasata spetsialiseeritud rolle, et kui me enne tegime ainult arendaja disaineriga, et noh, nüüd on keerulise äriloogika haldamiseks on sinna vaja ka analüütikut, et seda mõistlikult testida, on sinna eraldi vaja testijat, et kuna juba kunagi Jaak Tepandi TTÜ aegadel ütles, et nagu arendaja eesmärk on lõpetada töö, mitte leida vigu. Ja sellel põhjusel ongi vaja neid eri rolle. Ja mis toob meid veel selle juurde, et kui jätkuvalt klient üritab kogu seda toote funktsionaalsust, backlogi ise hallata, järjestada tähtsuse järgi, tükeldada ja kirjeldada meeskonnale arusaadaval kujul, et siis kui teie hulgas selliseid on ja teil praeguses kohas igav hakkab, et siis tulge rääkige meile, et meil võib hea pakkumine olla. Aga reeglina on väga-väga keeruline nagu kõiki need asju ühes inimeses ühendada. Ja kui hüpata korraks veel tagasi inimeste juurde, et siis ongi need nii-öelda inimeste vahelised suhtlusteed, mille väljaarvutamiseks siis matemaatikud ütlevad, et ongi, et kui inimeste arv on n, siis n korda n-1 jagatud 2-ga on siis need erinevad võimalused, kuidas inimesed saavad omavahel suhelda, eks. Et siis, kui on 3 inimest, siis on 3 korda 2 jagatud 2-ga ongi 3 võimalust, eks. Aga et kui inimesi on 7, siis on juba nüüd niisuguseid suhtlemisvõimalusi nagu 21, et mis tähendab, et on vaja mingisugust süstemaatilist tarkvaraarenduse protsessi, mis hoolitseb selle eest, et need sõltuvused oleks hallatud. Et muidu hakkab see info kukkuma kuhugi maha. Et selleks ongi, tüüpiliselt kasutatakse Scrummi, et vahel ka Kanbani, aga Scrummis ongi näiteks just see planeerimiskoosolekud, ülevaatekoosolekud, tagasisidekoosolekud, ja millega me just aitamegi hallata seda sõltuvust, et kõik tiim teab, mida ta arendab, millised jupid me võtame, ja vaatame süstemaatiliselt läbi, kuidas me läbi selle liigume. Vot, ja mis toobki meid meie niisuguste lahendussoovituste juurde, et esimene oligi, et moodustada
täpselt seesama tiim, et noh, kus on vajalikud rollid, spetsialiseerumised esindatud, et noh, jällegi näiteks Scrumi teooria ütleb, et peaks olema kolm liiget ainult, et product owner ehk siis klient, Scrum Master ja team member, noh, meie kogemus näitab, et see on ikkagi selgelt üle lihtsustatud, et jälle sellel samal põhjusel, et igalühel on oma eelistused, et nagu ilma spetsialiseerumata on nagu väga keeruline kõike teha, eks. Et teine on see tõesti, et rakendada siis mingisugust süstemaatilist metoodikat, et noh, jällegi tihti on see Scrum, aga et noh, meil ei ole selle vastu ka mingisugust niisugust evangelistlikku armastust, et noh, kunagi, kui see Scrum tuli, et siis olid igast popid, toolid ja ühes organisatsioonis, kus ma tean, oli ka seda, et noh, siis toodi see Scrum majja ja siis mingi tool majja ja siis see tool pani tiimidele punkti näiteks selle eest, et kas hommikusel sellel ülevaate koosolekul kõik seisid püsti või seisnud. No ma ei tea, minu jaoks see on natukene siiski üle piiri ja see on, ütleme juba nendesse rituaalidesse kinni jäämine, tegelik eesmärk on ikkagi neid sõltuvusi hallata, eks. Ja meie soe soovitus klientidele on võtta endale niisugune toote omaniku roll, et kes just aitab luua neid backlogis, neid epikuid suuri tükke ja aidata prioriteete ja töötab siis koos analüütiku ja projekti või arhitektiga, et seda backlogis kruumida ja järjestada. Ja see tavaliselt kogu see kombinatsioon annab päris hea tulemuse, et oleme tõesti proovinud ühte ja teistpidi ja oleme teinud ka ära veel selle, et teinud kõik asjad nendega õigesti ja pannud võtmerolli täiesti vale inimese. Et me väga täname seda klienti, kes meile siiski andis võimaluse ka selle korda teha, nii et ka kõik see teooria ei pruugi aidata, kui need inimeste valikud on valed, aga noh, that's on us, et antud juhul. Aga jah, et need töötavad, et natukene on selle vastu niisugust vastuseisu, kuna tundubki, et sellega läheb ju kõigega rohkem raha, kui enne läks, aga sellega seoses ongi, nagu TV-Shop ütleb, et see pole veel kõik, et mul on mõned väiksed mõtted veel, ja esimene mõte nendest ongi see, et tegelikult 5 korda rohkem eelarvet või töötunde ei tähenda 5 korda rohkem funktsionaalsust, siin ongi täpselt see teema, et keerukust lisandub nii funktsionaalsuse sõltuvuste osas inimeste vahel suhtluseks, seda on vaja hallata ja et noh, sinna lihtsalt ei ole mitte midagi teha, et kui kiiremini tahta arendada, siis sinna rohkem raha kulub. Et teine on tiimi mõistlik suurus, et noh, jälle tuleb need suhtluskanalid, ütleme, et meie jaoks 9 on täitsa maks, noh, 7 on parem, kui on suurem tiimi vaja, tuleb teha mitu tiimi, mis täiesti töötab, natuke rohkem tekib veel seda suhtlemiskulu. Iga tähtajaga kaasneb alati mingi tõenäosus, et noh, ja kui siis on, kui meie klient ütleb, aga öelge nüüd niisugune asi, mis on täiesti kindlasti selleks ajaks valmis, no 100%, et millal siis saab, me ütlesime, et lõpmatus. Et noh, et tegelikult ka, et noh, et see on paratamatus ja et noh, ütleme, et mõte ongi siia, et kui piisavalt kaua küsida ja survestada, siis noh, mis tegelikult tehakse, et ega ei muudetakse tegelikult seda tõenäosust millegi valmimiseks, mitte seda nagu päris asja, et noh, et kaua läheb, no 3 kuud, no aga kas 2,5 ka saab, no ütleme, ja kui see asi hästi läheb ja see asi hästi läheb ja noh, võib saada 2-ga, aga 2-ga, meil on lepingus 2 kirjas, no siis no peab saama, nagu projektijuht peab saama, see tähendab, et ei saa mitte mingil juhul. Et kui projektijuht ütleb, et ilmselt, et siis tähendab, et no vist pigem see aega natuke jääb hiljaks. Projektijuht ütleb, et kindlasti siis ilmselt noh, on hea lootus, et saab. Et natuke on, et meie palve, et ärge väga jõuga suruge lihtsalt need tähtaega peale või kui suruda tähtaega peale, siis küsige, et noh, mis siis nüüd muutus, et kas te panite nagu inimesi juurde või muud, et seda teha, eks.
ja mingist piirist kiiremini enam ei saa, et 6 hobust ei vea vankrit 3 korda kiiremini kui 2 ja kui panna ühel hetkel 60 hobust, nad tõenäoliselt koperdavad üksteise otsa ja kurvi enam ei võta, nii et mingist hetkest enam kiiremini ei saa, aga see, et kiiremini rohkem ei saa, see puudutab ainult funktsionaalsuste tekkimist, et kui teil siiski on soovi, siis raha põletamiskiirusel piire ei ole, et sellega me oleme nõus teatud tingimustel ka kaasa tulema, et pärast võime rääkida täpsemalt. Ja viimase asjana, et kui on vaja aega võtta, siis aega võita saab projekti alguses, mitte lõpus paanikaga pannes inimesi juurde, kus tuleb Brooksi reegel, et pannes hiljaks jäänud projekti inimesi juurde, jääb ta veel rohkem hiljaks. Et alguses, kus tehakse ligipääse 2 nädalat, lepitakse koosolekuid kokku nagu nädalate kaupa, et meil ei ole aega või puhkused olid vahele, see koht on see, kust saab aega võita. Kogu jutt põhineb ühel blogipostil, mis on meie blogist ka ilusti loetav, seal on veel palju huvitavat kraami, nii et minge kindlasti lugema. Aga mina tänan.